Robotexi podcast. Siis vajutan siia, aga... Ei, see on jah, võid vajutada, võid mitte. Või mis mõttes salvestab siis siia? Ei, juba salvestab. On hea meel, et Robotexil on oma podcast ja täna on meil siin külas siis Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubist inimesed ja mina olen saatejuht Katrin Tegova. Ja küsingi kohe, et siis, kes te olete ja millega tegelete? Ma olen see Sats Kalma. Ma olen nüüdseks robotiklubis siis 5. aastat. Ma olin robotiklubi juhatuses 3,5 aastat ja üldiselt mina tegelen robotiklubis mehaalise poolega, 3D modelleerimine, joonised ja siis 3D printimine ka. Ja mina olen Timo Loomets. Hetkel olen olnud robotiklubis siis 4 aastat ja tegelen peamiselt programmeerimise ja projekti juhtimisega. Väga tore. Robotexi jaoks on robotiklubi nagu alati väga oluline olnud. Ja kui nüüd küsidagi teilt endilt, et kohe alustuseks, et mitu korda te olete Robotexil käinud või kui teil ei tule kõik korrad võib-olla meelde, aga et kui te olete olnud seal, siis mis on sellised meeldejäävamad elamused või mis teie arvamus ka nagu Robotexist on? Kui ma nüüd õigesti meenutan, siis kõige varasem särk on mul 2013 aasta Robotexist, mis iganes see number siis sealt kokku tuleb nüüd nende aastatega. Aga jah, see on kujunenud selliseks iga-aastaseks meeldivaks traditsiooniks ja eks igast aastast on lahedaid mälestusi. Vahele ei ole jäänud selles mõttes, et siin muudel asjaoludel vahepeal oli või paus, aga ise oled kogu aeg käinud? Ja. Ma ise olen olnud koha peal tegelikult ainult ühel. Teised kohustused on vahele sattunud. Aga see üks aasta, kus ma olin, ma aitasin seal töötubasi, juhtisin seal töötubasi, korraldasin seal transpordi edasi-tagasi, andsin mitmeid erinevaid töötube ja siis võtsin osa ka võistluses ka seal. Ja kuidas läks, kui võib küsida? See oli see nii-öelda startup firmade, kuidas mul ei tule ta nimi meelde, mis see võistlus küll oli, aga see firma algusvõistlus nii-öelda. Ja läks, kuidas läks, inimesed käisid ja osa võtsid, et mul see tulemus täpselt nagu ei olnud, aga väga sel aastal, kuidas on, et kas on plaan osa võtta, et meil siin nüüd sügisel on taas tulemas, et 25-26 november, kas olete juba mõelnud, et kas osaleda ja millega ja kuidas? Ja, plaan on kindlasti, et osaleda ja eks robotki on juba vaikselt valmimisel. Enda silm on hetkel Folkrace'i peal. Ma pigem tegelen seal tagatausel abistava logistikaga, ütleme selle poole pealt. Ja, vist ongi niimoodi, et ega siis mina siin ka väga kõike seda, kuidas öeldakse, klubi tegevust nii hästi veel ei tea, et kes millegagi tegeleb ja kuidas, et seal ongi kindlasti, et need, kes ehitavad roboteid, kes võistlevad ja need, kes aitavad kogu seda süsteemi nagu korraldada, et seal kõik toimiks teil. Et see ongi väga põnev, et aga äkki te ise räägite veel lähemalt just robotiklubist ka, et ma usun, et meil on kuulajad, kes ei tea eriti palju veel, et siis ongi tavada, et kuna ise te teate juba väga hästi, aga et kui teistele rääkida, millega robotiklubi täpsemalt tegeleb ja nii-öelda promoge ennast ja kuidas saab robotiklubisse üldse? Nagu tegelikult nimi ütleb, siis me ehitamegi roboteid, kuid tegelikult see ei ole kõik. Meie enda visioon on siis laiendada seda ringkonda ja õpetada kõiki huvilisi, nii noortes kui vanadeni välja, tuua neile lähedamale kõik see robootika osa, näidata neile, et see ei ole nii hirmus, kui see asi välja võib esialgsel pilgu paista. Ehk siis üldiselt me õpetame, me ehitame ja õpetame. Ja eks täpselt nii ongi, et ka siin samas
Tehnikaülikoolis on siis kursus, mille eest vastutab robotiklubi ja kui on huvi robotiklubiga liituda, siis see ongi esimene samm. Osaleda seal kursusel, mis toimub nii sügis- kui kevadsemestril, saab selgeks baastõed igast valdkonnast, mis robootikasse kuulub ja siis, kui on huvi edasi robootikaga tegeleda, siis saab kohe anda ka siis avalduse robotiklubiga liitumiseks. Ja see on siis tudengitele? See on nii tudengitele, kuid me ei ütle ära ka gümnasistidele, kes tahavad ühineda. Muidugi lihtsalt on see, gümnasistidel on vähekene raskem keskkonnaga harjuda. Nad on nii palju nooremad kui meil need, nad on nooremas elufaasis ja neil on nagu raskem nagu hakkama saada veidikene. Aga meil on olnud edukaid gümnasiste ka. See tundub lihtsalt nagu põnev, et kui tõesti, kui sul gümnaasiumis juba on see huvi olemas, et siis kuhu siis üldse minna, võib-olla just nagu proovima, katsetama ja enne, kui sa võib-olla otsustad ka ülikooli astuda ja selle valiku teha, et siis muidugi on nagu robotiringid ka, aga võib-olla selline just nagu kõrgem tase, et sa õpidki nendelt juba profidelt ka miskit juurde. Et see... Tegelikult oli meil olemas ka nii-öelda spetsiaalselt gümnasistidele see sama kursus, mis nad said siis läbida. Meil siin kõik olidki gümnasistid, kes tulid, ehitasid samamoodi robotit täpselt nagu tudengitele. Ja siis selle kõrvalt oli meil samal ajal see teine kursus. Mis on see, kuna see on TTÜ aine eraldi, siis selle eest saab teenida endale ainepunkte kirja panna ja pärast saavad gümnasistid selle endale isegi üle kanda. See on veel eriti hea, et sa saad hiljem seda veel või kasutada siis, kui sa oled juba koolis. See on tegelikult osa ühest õppekava ainest, valikainena. Aga kui nüüd veel rääkida robotiklubi, et just et sellisele nagu võhikule natukene ka, et missuguseid roboteid te üldse ehitate või et millest te alustate, kui, ma ei tea, sinna tulla, et see, ma arvan, et kui mõnel on võib-olla ettekujutus, ongi robotist jälle selline nagu, et hakkame kohe mingit humanoidi tegema, aga tegelikult on ju see midagi muud, et mis võib-olla, mis etappides või kuidas need ülesanded seal antakse? No, neid roboteid, mida robotiklubi on teinud, on väga seinast seina. Nüüd esmane etapp on üldiselt sellised lihtsamad stiili robotid, mille tööülesanded ja loogika on ka siis asjaga alustajale lihtsam, kiirem selgeks saada, nagu näiteks on siis, oleme teinud kursusel minisumo, folk race'i ja praegu on valikus siis ka paadiralli, mis on siis kõik sellised erinevad võistlusrobotite stiilid. Muidu robotiklubis on valminud veel enam-vähem igale alale, mis vähegi on robootikavõistlustel roboteid, ehk siis joonejärgijad, droonid, lahingurobotid, kõik need. Korvpallirobot, jalgpallirobot. Jah, üldiselt küll. Põhimõtteliselt ka kõik alad, mis on Robotexil või on olnud, et siin vahepeal mõned tulevad, mõned lähevad, mõned tulevad tagasi jälle. Et hea uudis on meil see, et veeralli on meil jälle ja meil on, just nägin vähemalt joonist või ühte pilti väga korralikust basseinist, nii et on lootust, et tuleb korralik veeralli aasta. Aga ma küsin veel seda, et teie endi kohta just ka, et mis teid ennast robootika juures kõige rohkem huvitab või köidab või natuke mõlemad võiksite rääkida, et kas teil on mingid eesmärgid, et ma tahaksin teha oma elus, ma ei tea, luua sellise roboti või et mida te õppida sooviksite või siis ka näiteks seda, et missuguseid saite te külastate ise, et ennast täiendada või mida te, kuidas see päev nagu välja näeb või nädalad või kuidas te leiate endale nagu neid asju, mis teid just huvitavad ja mis te tahaksite, et kuidas ennast arendada? No. Minul isiklikult robootika juures paneb silma särama
see, kui ma saan kirjutada seda koodi, mis siis selle tüki metalli, plastikut ja muidu eluta materjali nagu ellu äratab ja liikuma paneb. Ja juba jah, esimestest hetkedest, kui näed, et robot hakkab liikuma tegema, vaatad nagu mõtlemagi, siis see on minule see kõige hingelähedasem ja eks see on ka see, mille kohta mul endal meeldib siis juurde õppida, lugeda. Väga palju ideid tuleb siis kas videodest, piltidest, mis võivad siis kas YouTube'ist või ükskõik kust internetist otsa komistada lihtsalt. Aga teadmised kipuvad tulema siis kas siis ülikooli kursustelt, raamatutest ja eks siis ka hästi palju on tulnud läbi robotiklubi, et lihtsalt inimestelt küsida, et mida, kuidas teha ja siis õpetatakse. Aga ma küsin Timo käest veel, et näiteks, et kui sa oled seal YouTube'is, et mida sa näiteks sinna sisse või klõbistad näiteks aeg-ajalt, et mingi näide või kas või Google'is, et see lihtsalt oleks huvitav teada. Ma ilmselt olen meetnud tunde vaadates kas või näiteks Robotexi videosi, eri võistlused, eri robotid. Kui mul on juba mingi idee, et tahan teha näiteks joone järgi, et siis otsingi tavaliselt küll inglise keeles, et line follower ja siis vaatan, mida inimesed on teinud, kas siis robotitest seletusi või siis midagi, mis räägib seda loogikat, mis seal taga on, miks on lahendused sellised, nagu nad on. Ja Ats, kuidas sul, mida sina otsid ja mis sind huvitab? No üldiselt nagu juba väiksest peast on mind just huvitab pigem see, kuidas nagu need asjad kõik kokku käivad, ehk siis kuidas ma olen laiali lammutanud kõiki neid vanu mänguasju, vaatan, kuidas nad seal siis töötavad, siis üritan neid kõike uuesti kokku panna. Ehk siis üldine mehaaniline osapool. Ehk siis, ja siis see tõmme tuligi, et nagu kuidas see kõik kokku käib, kuidas ma saaksin ise selle liikuma panna. Ja siis siin robotiklubiga liitudes ma muidugi avastasin ka tegelikult võlu selles, kui sa kedagi õpetad. See pilk nende silmades, kui nad saavad aru milleski, kuidas see töötab, kui sa kuuled lihtsalt teisest ruumi otsas, kuidas tuleb karjatus, rõõmukarjatus selle üle, kui see asi hakkas sõitma. Lihtsalt see nagu elus on vaadata lihtsalt, kui sa oled järgmisele inimesele andnud edasi seda sama tunnetust, mis sul endal oli, kui sa sellega alustasid. Ma just mõtlesin selle peale, et tõesti, et kuidas aru saada, et kas sinus on nagu seda mehaanikut või tulevast robootikut on see, et kui sa väikse nagu lapsena nagu lammutad asju, aga sa tahad neid ka kokku panna, et muidu tihti juhtub see, et lammutatakse ära ja siis nii see jääb, rohkem sealt edasi midagi ei sünni. Peab olema ka see huvi, et aga kuidas seda nagu kokku panna ja kuidas seda tööle saada uuesti? Lapsena ma ei ütleks, et seda asja nagu tekib, et nagu selle järgi ma ei oleks arvanud, et minust mehaanik saab. See on... Eks see uudishimu peab sees olema, aga on ka neid, kes avastavad enda jaoks selle robootika märgatavalt hiljem, et satuvad ülikooli, valivad sellise mingi eriala, mis tundus enam-vähem huvitav, aga nagu mitte kindla sihiga ja siis komistavad robotiklubi uksest sisse või mõne aine raames teevad roboteid ja siis järsku tärkab neisse huvi. Aga mingid eeldused nagu just, kui peaks ju olema, et mis teile tundub, et mis see eeldus on, et näiteks kas või see, kuidas ma ei tea, midagi mõtled või millestki aru saad või kas on või võib igaüks sellega tegelema hakata? See eeldus on lihtsalt huvi proovida, huvi panna asju tööle, huvi nagu, no see ongi lihtsalt huvi nagu proovida midagi uut. Et nagu ma ei saa öelda, et sul peab olema mingisugune eeldus selle jaoks. Et mitte ühegi meie kursus, mis me anname, seal ei ole vaja sul mingisugust teadmise asju samamoodi. Töötaad, mis me anname,
taaskord ei ole vaja nii väga eelteadmisi, meil on algsed need, ehk siis huvi. See on see nii-öelda vajalik, ütleme niimoodi. Jah, pihta saab hakata põhimõtteliselt nullist, aga eks kasuks tulevad ikka igasugused, kas see on siis matemaatika, loogika, mehaanika, elektroonika, ükskõik sellised väiksemadki kas või kaudselt seotud huvid või mõtted 3D printimise või sarnaste teemadega. No, see väga põnev mulle endale tundub, kuna ma ei ole otseselt ise, olen pigem nagu humanitaarinimene, aga väga põnev on jälgida, kuidas ka mul enda laps või siis ka õelaps, et nad kogu aeg tegelevad mingite koodidega, et see on nii tore, et kuidagi nagu tegelevad, mõtlevad nagu koodides, et see on midagi programmeerimisega seotud, aga just, et see samamoodi, et sealt kuidagi selline põnev maailm ja nad on ise ka käinud töötubades ja ikkagi alati selle valmis saanud, mis seal nagu ette pannakse ja selline nagu süvenenult jälginud, et see teeb mõnikord kadedaks, et see on see keskendumis- ja süvenemisvõime, mulle tundub, mis või peaks olema võib-olla selline nagu eeldus, et selline väga kärsitu inimene ei pruugi võib-olla nagu valmis saada seal või et annab enne alla. Eks robootika teeb seal koha pealt pool tööd ise ära, et lihtne on sattuda vaata, et nagu transsi seda tehes ja siis märkamatult aeg lendab. On olnud mitmeid õhtuid, kuidas on, meil on klubiruumides nagu pidevalt ligipääs, et me saaksime enda projektidega tegeleda. Ja siis seda on hea kasutada vaheb kas õppimiseks või mingi muu, kas või välise tegevuse tegemiseks. Ja siis on olnud mitmeid isegi nädalavahetusi, kuidas lihtsalt näed, kuidas liikmed on koha peal ja isegi mitte nagu 1 või 2, nagu pool klubiruumi on lihtsalt täidetud sellest, kuidas kõik ehitavad enda projekti ja siis on jälle nagu kas midagi kärsas seal läbi või midagi läks seal ei sõida päris ja siis on jälle teisest nurgast kuulda, kuidas on rõõmuhõiske, kuidas asja hakkas tööle. Et ta põhimõtteliselt ta tõmbab sind sinna endaga kaasa, et sa nagu tahad sellega tegeleda. Tekib see nagu tahe seda probleemi ja mure lahendada. Tundub, et selles mõttes ongi ju see ongi nagu klubilise tegevuse nagu eesmärk ka, et saadakse kokku ja siis igaüks teeb küll oma asja, aga sa jälgid samaaegselt, et mis teisel seal toimub, kuhu keegi jõuab, et see on nagu väga lahe. Aga nüüd siin vahepeal, kui ei saanud kokku saada, kuidas te siis lahendasite nagu sellist klubilist tegevust või et igaüks tegi siis kodus või ikkagi omavahel suhtlesite või saite lahendada niimoodi, et see ei kaoks ära see tunne, et see koos tegemise või koos olemise? See läks ikkagi, ta läks nagu ülejäänud asjadega kaugseks, aga selles suhtes, et projektide arutamine tegemine ikkagi mehaanikutel ja neil, kes nagu seda elektroonikat kokku panib, neil võib-olla oli natukene see nagu raskem, et nagu nad ei saanud omavahel koha peal seda üle arutada. Aga kuna interneti võimalused on, siia failide asjade jagamine on täiesti eksisteeris või on võimalik, siis oli küll vähe raskem ja ebameeldivam, kuid tegevus üldiselt nagu jätkus ikka. Ja nüüd praegu saate jälle kõik ju koos käia ja on taastunud nagu normaalne süsteem. Aga kui veel korraks robotiklubist rääkida, et olete teie, et äkki te natuke räägite veel, et kes üldse teil seal on, palju teid seal on, et üks osa on see, keda te õpetate ja aga kes see nagu suke tuumik on, et kes veavad seal kogu seda klubi? No hetkel meil on 48 liiget. Liige otselt aktiivselt põhimõtteliselt igapäevaselt klubis sealt, mitte päris igapäevaselt, aga üle päeva on niimoodi tegelikult 40 ringis. Et hetkel on meil väga aktiivseks jäänud. Enamus meist on siis nii-öelda inseneriteaduskonnast, insenerid, tootearenduse robootikum, elektroenergeetikum, mehhatroonikud, kui ma õigesti lugesin, siis meil oli ligikaudu niimoodi 8 IT-teaduskonna tudengit. Ehk siis niimoodi, mis ta oli? 1/5 peaaegu.
aga kas on, see on tõesti päris palju, ma kuidagi ei kujutanudki, et aga väga tore selles mõttes tõesti, et see on märkimisväärne number, aga kas see on ka mõnest üldse nagu teisest valdkonnast inimesi satub või on ikkagi kõik sellise nagu inseneri taustaga pigem? Enamasti hetkel satub rohkem insenere, no puhtalt sellepärast, et neil on see rohkem ainega on seotud selle robootikaga. Kuid me reklaamime ennast ilmselt ka majandusteaduskonnast, loodusteaduskonnast, et nagu on sattunud ka sealt meil inimesi. Kui pikalt need jäävad, see on nende enda tahtmine, et me ei saa peale sundida. Aga meil on üle kooli olnud. Ja näiteks ongi, et erinevatele majandusteaduskonnas, kui me oleme andnud, siis on huvi on, aga nagu nad lihtsalt ei teadnud meist. Et silmnähtavalt me peame tegema paremat reklaami neile lihtsalt. Ja mul tundub lihtsalt, et kindlasti oleks ju, ongi see, et erinevad valdkonnad, et mõnikord, eriti kui saab selle pinge maha, et sul ei ole just kui oluline, et sul peaks olema tohutult samast majandus ja loodus, et nendel on ka eeldused ju olemas, et sul peab olema mingi loogiline mõtlemine ja kõik selline matemaatiline mõtlemine ja see. Aga see ka, et mis mõnikord mulle tundub, et võib-olla mõeldakse, et äkki seal on mingi selliseid nagu, et robootikat, et see on midagi nagu natuke ohtlikku ka, et kuidas sellega on, et ma olen ka näinud küll nagu Robotexil päris selliseid ohtlikke momente ka, kui midagi puruneb seal ja kuidagi lendab, aga muidu, et kuidas, kas see on ohtlik või ei ole või et kas kui sul teadmisi ei ole, et kas sa võid ikka mingi paraja käkiga kokku keerata? Eks seal neid ohtlikke roboteid ja momente leidub ikka ja ilmselt mingid alad on sellised pigem ohutumad, kus on raske endale või teistele viga teha, aga peamine oht tuleb, ütleme, teadmatusest, kas siis tööriistade käsitlemisel või siis hooletusest. Aga selle jaoks ongi meil robotiklubis siis sedasi, et meil on nooremad liikmed, vanemad liikmed, kes siis üritavad teadmisi edasi anda ja ka seal kursusel me hoolega jälgime, et need, kes tulevad, et nad saaks kõik selle vajaliku informatsiooni, et ohutult kas siis käsitleda jootekolbi, ükskõik mis lõikevahendeid, et nad teaks, kuidas elektriga ümber käia ja nii edasi. Ning eks mida edasi need robotid lähevad, seda ohtlikumaks ja põnevamaks see asi läheb, et kui sul on ikka 50 kilo metalli seal maas ja sellel on pool taga, siis põrrel trummel ees, mis põrles 2000 põõret, vist oli 2000 põõret minutis. Võib-olla on rohkem natuke isegi. Et üldiselt enda hooletus ja teadmatus on need, mis võivad olla ohtlikud. Kuid samas mida suuremaks, mida kiiremaks need asjad muutuvad, sellega kaasneb ka see oht, nagu ta ütles, 50 kilo. No isegi 3-kilosed sumorobotid, see on 3 kilo metalli, mis kiirendab sulle, ma isegi ei mäleta, mis need kiirused on hetkel, aga kiirendab suure kiirusega isegi lihtsalt. No see ongi, et seal midagi läheb valesti. Kahjuks robootika on selline asi, kus sa üldiselt kõik on tegelikult, sa ei saa garanteerida, et kõik 100% ajast töötab. Sellepärast kõiki katsetataksegi kindlates tingimustes. No sellepärast on ka võimalik selle võistlusmoment, et kui sul seal kõik nagu läheks kõigil ideaalselt, siis ei oleks ju väga põnev ka, et sul ongi see risk alati, et ei tea, et kui hea masin nüüd sai ja ega ta kuidagi alt ei vea. Et sa võid katsetada nii palju, kui sa tahad, aga väga raske on saada asju perfektseks. Võimatu on saada asju perfektseks esimesel korral. Alati läheb midagi valesti. See on lihtsalt antud. Et midagi jääb kohe silma vahele ja sellepärast katsetamine toimubki. Sellepärast sul on mitu inimest tiimis jälgimas asju, kes kontrollivad, kes jälgivad. Mitte küll päris üle õla, kui sa joodad midagi kokku, aga sa joodad ära, oled seal silmad kissis juba nagu natuke aega joodad, annad kellelgi teisele, et see üle vaadata lihtsalt, et sa midagi valesti kokku ei joodnud.
no jah, seda siin muudes nii-öelda robootikaga seotud või nendes, ma olen ka märganud just, et see testimine on nagu väga oluline, et mõnikord on enamus sellest tööprotsessist ongi nagu ju testimine või see ka siin masinad, mis saadetakse põhimõtteliselt kuskile kuu peale või nagu kaamerad, et see muidu see ise, kui ta on nagu juba valmis ja töökorras, siis seal ei olegi midagi enam, aga et just see testimine võib võtta ju aastaid tegelikult, et saada ta sellisesse vormi, et üldse teda kuhugi saata, on ju. Jah, see ongi, et tuleb need kõik nagu kortsud välja triikida, et leida see, et nagu seal mingisuguse muresid probleeme ei ole, et see on üldiselt tegelikult kõikides tehnoloogilistes valdkondades niimoodi. Kui me võtame näiteks arvutimängude arendamine, seal on ka, et väga palju asi saab lõpuks valmis, see ei paista midagi hullu, aga siis, kui näiteks seda korralikult nagu valmis ei ole tehtud, siis väga palju kohti, ütleme, on mitte päris katki, aga need ei tööta niimoodi nagu soovib. Et see on samamoodi ka siin robootikas, et sa tahad, et ta sõidab otse ja keerab vasakule ja paremale. No, et ta läheks kurvis vasakule ja paremale, aga mis siis juhtub, kui teine robot seal otse sõidab? Keerad ennast ümber ja siis sa sõidad tagurpidi. No jah, et siis see ongi nagu selles mõttes nende lahenduste otsimine pidevalt. Aga see kortsude väljatriikimine oli päris hea selline võrdlus, et ses mõttes, et sul peab olemagi seda tahtmist need lõputult nagu välja triikida selle, et kui juhtub niimoodi, et sa jätad mingid kortsud sisse, siis see nagu ei toimigi, või ta näeb ikka nagu imelik välja. Ja, et ta teeb midagi ootamat. Et ei peta ära nagu. Eks mingid kortsud jäävad ikka sisse ja oi, kuidas on olnud neid roboteid, mis on ka läinud võistlema selliselt, et pärast järgmise aasta projekti kallal tööd alustades võtad ette ja mõtled, et kuidas see asi kunagi üldse töötas. Aga need töötas kuidagi, sest vahest üks korts töötab täpselt teise kortsu vastu. Ja. See on võib-olla selline vedamise küsimus ka, et see lihtsalt nagu mõnikord mingi asjaga veab, ja siis mis järgmine kord ei pruugi enam nii minna. See on katsetamises ka, et sa vaatad üks päev, kõik töötab ilusti perfektselt, läheb hästi, nädalavahetus on vahele, keegi mitte kui midagi ei tee, ta panete voolu järgi ja te vaatate, kus terve asi lihtsalt maha põleb. See on küll väga päris masendav, aga huvitav, kas seal, seal võib olla igast asju, et see seismisel juba juhtubki midagi. No siis lihtsalt läheb 2 nädalat aega, et aru saada, mis see viga oli. Et juhtub ikka nagu, ja see viga, see ongi taas kord seda välja triikima. Nojah, eks seal on, see ongi see põnev osa, et sa hakkad siis mõtlema, et miks see niimoodi juhtus ja sa tahad teada. See põhiline impulss ongi see, et sa tahad teada, et mitte see, et ei tulnud välja ja ma rohkem ei tegele sellega. Aga lähme siis teie enda korraldatava sündmuse juurde ka, et nüüd kohe-kohe siin maikuus on tulemas üks festival. Et äkki räägite natukene sellest ka lähemalt, mis festival see on ja kuidas see mõte sündis. Ja siis ma ei tea, et kui saad valida, et kas Timo alustab või Ats alustab. Robotiklubi on siis korraldamas sellist üritust nimega Leidlike inseneride tehnoloogiafestival, lühidalt siis LIT-festival, mis siis millega me üritame anda keskkonda, kus kõiksugused robootikahuvilised saaksid sõbralikus ja teaduslikus keskkonnas tehnoloogiat õppida, sellega tegeleda ilma hirmuta, et nüüd läks midagi valesti. Et me üritame nagu näidata seda, et vead juhtuvad. Me ei ole midagi parata, et lihtsalt võtke uuesti ja tehke uuesti. Leike, mis see viga oli, miks see viga oli ja teeme uuesti. Et jah, tegu on siis sellise laiema üritusega, mis sisaldab endas nii võistlusi robotitega, kui siis ka töötubasi ja palju muud. Me plaanime seal siis korralda, nagu ütles, võistlused, folkrace, paadiralli ja iludusvõistlus. Timo saab nendega täpselt natuke rääkida. Siis meil on töötoad, folkrace'i töötuba, programmeerimise töötuba, hovercrafti töötuba ja siis jootmise töötuba.
ja siis konverents, kus erinevad firmad tulevad, räägivad enda tegevusest tehnoloogia valdkondadel täpsemini. Jah. Timo, tahad sa natukene lähemalt rääkida siis võistlustest? Ikka. Meil on siis esiteks 2 sellist klassikalisemat ala, mida võib-olla kuulajad ka on kohanud Robotexil juba, ehk siis paadiralli ja folkrace. Idee poolest hästi sarnased võistlused, kus siis roboti eesmärgiks on läbida takistustega rajal võimalikult palju ringe ette antud aja jooksul. Üks nüüd toimub maismaa peal, teine toimub veekeskkonnas, et oleks selline huvitav vaheldus. Ja omast kogemusest võin öelda, et üht või teist tüüpi roboti ehitamine, et paadi juhtimine on märkimisväärselt teistsugune nüüd millegi ratastega juhtimisest. Ja siis mõlemal võistlusel lähevad robotid siis mitmekesi korraga rajale ja võistlevad kella ja üksteise vastu. Ja lisaks sellele on meil ka siis iludusvõistlus, mille eesmärgiks on siis inimeste loomingulisust proovile panna, kuhu on siis oodatud robotid demonstreerima enda sellist showmanshipi. Ehk siis piirangud on lõdvemad, robot peab lihtsalt kuupmeetri sisse ära mahtuma, peab jälgima suht sellist lihtsalt ette antud joont ja siis kogu selle teekonna käigus võimalikult lahe välja nägema, et siis pealtvaatajatelt võimalikult palju punkte koguda. See tundub väga põnev võistlusel. Ma ennem kui Ats seda mainis, mõtlesin, kas ma kuulsin ikka õigesti. Igaks juhuks, et väga hea, et sa nüüd sellega üle kordasid. Et ma saan aru, et seal toimub siis robotite catwalk põhimõtteliselt. Põhimõtteliselt ongi nii-öelda robotite catwalk, et mõte ongi selleks, et inimesed saaksid välja näidata nagu natuke rohkem enda seda loovuslikku poolt, et roboti nagu selle baasplatvorm ei ole tegelikult üldse raske, et selle baasplatvormi ehitamine, kokkupanemine tegelikult on nädalatöö. Tegelikult ma arvan, ma suudaksime selle 1 päeva, 2 päeva ise kokku panna. Aga see teine osa, et teha ta ilusaks, teha ta atraktiivseks, see, kuidas ta seal peal liigub, et see on see osa, mida me otsime sellega. Ja siis ongi, et reeglid ise üldiselt on palju leebemad, et mis iganes te põhimõtteliselt peaaegu sinna peale suudate välja mõelda. Et laske mõtete lennata lihtsalt. Tundub väga, väga põnev. Aga kuidas seal nüüd ongi, et äkki te ütlete just, et selle kuupäeva ja koha ka, et kus see on ja et kes seal üldse osaleda saavad, selles mõttes, et kas on nagu ainult nagu võistlejatele või saab tulla vaatama? Litfestival toimub siis 14. mai ja see on siis avatud siinsamas Tallinna Tehnikaülikoolis toimub. Veeralli on siis väljas õues, et ei peaks rikkuma Tallinna Tehnikaülikooli põrandaid. Siis konverents toimub siis TTÜ aulas ja siis TTÜ esimeses korpuses on siis meil folkrace ja iludusvõistlus. Et ja siis oodatud on kõik nii võistlejad, pealtvaatajad, huvilised, et kui tunned, et tahaks näpud veidi elektri ja õliga kokku teha, siis aga palun, pange robot kokku ja registreeruge, tulge kohale. Kui tunnete lihtsalt, et tahaks näha roboteid või kuulda, mida huvitavat konverentsil räägitakse, siis ka astuge sisse ja kindlasti leidub huvitavat, mida vaadata, kuulata igale vanuseastmele ja
ekspertiisi tasemele siis? Ja 14 mai siis ja Tallinna Tehnikaülikoolis ning mis kellast, mis kellani? Algusega kell 10 on esimene võistlus. Ikka siuke terve päev. Terve päev, kuni õhtul 6 välja. No väga mõnus, siis jõuavad kõik. Miks ta nii kaua kestab, ongi see, et me ei taha, et võistlused nagu oleks samal ajal. Et folk race on hommikupoole ja siis veeralli on õhtupoole. Et ja siis iludusvõistlus oli seal terve päeva vältel peaks olema tegelikult. Ja muidugi meil on ka enda koduleht hästi ilusti üleval, et litfestival.ee, kus saab seal kõik selle info veel lisaks kätte. Väga hea, ja võistlustele seal on siiski ju eelregistreerimine, et sa päris koha peale tulles seda ju teha ei saa või et see peakski nagu varakult selle registreerimise võistlus on varakult, et koha peal seda ei ole, aga seest on nii-öelda osavõtjatele, ehk siis nii-öelda pealtvaatajatele on piletid eelmüügis ja on ka kohal peal võimalik osta. Mis ma tahan küll lisada sinna see, kui sa ostad selle piletit osa võtta, siis sul on ka võimalus võtta osa töötubadest. Et piletiga kaasas tekib sul võimalus. Ja, väga hea kombo. Siis. Aga jah, et selles mõttes on selline tore festival, et just nüüd siin kevadel ka, et siis Robotexi meeskonnal on hea, et selline saab nagu, kuidas öeldakse, tehakse ennast Robotexiks korralikult soojaks. et on selline, et ei ole ainult nagu üks suur võistlus, vaid et on nagu juba on võimalus sul rohkem osaleda aasta jooksul ja kui siin vahepeal olidki pikad pausid on ju, et siis robootikud lähevad ka nii-öelda roost, et siis on nüüd see vähemalt välistatud, et on päris korralikult võimalus osaleda ja ennast ette valmistada. Aga küsingi siin veel seda, et näiteks, et kui nüüd kohe see festival on teil kohe käes, aga et kui nüüd Robotex tuleb sügisel, et mida teie soovitate neile, kes tulevad osalema, et kuidas ennast nagu ette valmistada või et kas või oma kogemuse põhjal või siis ka siin kõrvalt vaadates, et mida siis üks robootik võiks jälgida, et kui ta tahab võistlustele tulla osalema, et millal umbes alustada ja missuguseid vigu vältida ja kuidas? Eks parim aeg alustada on eile, teine parim on kohe praegu. Kõlab tuttavalt. et mida varem, seda parem, aga on ka roboteid, mis on valminud loetud päevadega enne võistlust, seega kui te arvate, et on liiga hilja alustada, siis tõenäoliselt mitte. Ma mäletan, kuidas Robotexi veerallile sai vist 1 päev enne võistlust valmis ehitatud baklažaan. Seda ma mäletan, see on legendaarne, aga see oli tõeline hitt, baklažaan robot. Jah, et siis veeralli võistluseks ühed meie liikmed, ma ei mäleta, kas ta oli ka päris 1 päev, aga nad tegid endale üks õhtu söögiks lihtsalt baklažaani ja siis nad vaatasid seda, et nagu kui voolujooneline see huvitav on. Ja siis nad mõtlesid, et võiks samas ta sujuma panna, et proovida seda teooriat. Ja siis nad põhimõtteliselt ehitasid valmis endale baklažaani, mis ulpis ja võistles veerallil. Ta oli päris vapper vist sellega, vähemalt ta sai tohutu tähelepanu, mäletan, et isegi televisioon oli vist väga huvitatud just baklažaan robotist. See ongi sellised huvitavad lahendused, nagu võistlust osavõtmisel on see, et nagu mis kindlasti tavavad vaatajate silmad on huvitavad lahendused. Et sa võid need nii-öelda, sul on kindlasti mingisugused võistlusel aladel leitud välja see perfektne viis, mitte perfektne, aga see nii-öelda optimaalne viis, kuidas seda lahendada. Et aga samas siis ongi, kui see kõik on võistlus üks ja sama, siis hakkab natuke kuivaks minema. Aga siis just see, mis nagu atraktiivsem ongi see huvitav lahendus. See on nagu see ongi see osaline, miks me seda iludusvõistlust tahame. Nagu laske nagu mõttel lennata, vaadake, mis te suudate välja mõelda. Jah, see tundub jah, et rohkem iludusvõistlusi, et selles mõttes, et ega ma arvan, et need, kes tegelevad nii-öelda selle roboti sisuga, nende jaoks on loomulikult see kõik nagu väga, ongi nagu oluline, aga võib-olla siis see tavavaataja, kes tuleb ja ei tea tegelikult, millest see kõik ju seal koosneb, mis need osised seal on ja kuidas see töötab, siis tema justkui ootabki seda, et tahaks näha midagi põnevat või teissugust natukene või et see väline pool on ka nagu väga oluline, mitte ainult siis sisemine ilu.
aga veel, et kui on mingisuguseid soovitusi või kuidagi tähelepanekuid, et kui nüüd inimesed valmistuvad muidugi teie festivaliks, aga Robotexiks, et siis mis teie on veel mõni hea mõte lisada? Eks nii nagu eelnevaltki juttu oli, testida ja siis veel testida. See kipub olema see aeg, mida jääb alati liiga väheks, et on osad asjad, mis tulevad välja alles testimise käigus ja siis samas kui robotit ehitades, jootes, programmeerides aega jääb väheks, siis kiputakse aega varastama testimise arvelt aga ütleme vahest nädal aega testimist annab rohkem arengut kui näiteks nädal aega hoolikat mõtlemist ja planeerimist. Et katsetage, avastage ja võite üllatuda, kui kaugele asi jõuab. Aga ärge katsetage droone majas toas sees. Yeah. See on ka väga hea soovitus tõesti kõigile. Ja siin lõpetuseks ma veel küsiks sellise asja, et mis on võib-olla viimase aja selline põnevaim robootika uudis ise, mis te olete lugenud või märganud? Midagi, mis on silma paistnud, et see ei pea olema mingi heureka moment, aga just, et mis te nagu lugesite ja vaatasite või nägite kuskilt, kas või YouTube'ist või telekast või ükskõik. Kas meenub midagi? Hetkel ei meenugi niimoodi kohe midagi. Midagi see on see, et kõik on nii palju aega ära võtnud, et mõtted on segamini. Tegelete rohkem nagu oma robotitega, et ei jõua kogu aeg jälgida, mis mujal toimub. Eks see on neid lahedaid, põnevaid robootika arengusuundi ja uudiseid ikka tuleb aeg-ajalt. Et kas või igasugused need uued siis kaamera pilditöötluse asjad, närvivõrgud, tänu millele siis robotitel aina rohkem ja rohkem on ka lihtsalt ütleme algajale kasutatavas vormis täiesti võimalik panna enda väiksele Raspberry Piga robotile kaamera peale ja see kaamera asju tuvastama leidma. See tundub põnev. Ma midagi nagu olen ka kuulnud, aga see vist aina areneb edasi, et ta tuvastaks nagu aina rohkem ja rohkem asju, et see on jah selline põnev maailm kindlasti. Aga aitäh ja soovin edu teie festivali õnnestumiseks ja ootame siis kindlasti Robotexi poolt, et tuleksite kindlasti ka sinna osalema ja et siis robotid saaksid nii-öelda õigeks ajaks valmis või vähemalt sellisesse konditsiooni, et te julgete tulla nendega ja tahate tulla. Ja et suur tänu, et meie podcasti külalisteks olemas. Aitäh kutsumast! Jah, aitäh kutsumast, et andsid meile sellise võimaluse.